Tere taas! Kes on meid jälginud varem, tunneb ära kindlasti millega tegu. Kes ei tea, sellele ütlen. Tegu on siis 2.2 turbomootoriga P4-ga. Selle auto ehitasime eelmine suvi vist, kui ma õigesti mäletan. Ja nüüd on käes aeg ta ära lammutada. Kuulsite õigesti. Aga tegelikkuses tagamaad on siis sellised, et me võtame siit küljest ilusti ongi mootori, kõik asjad siit. Mõned pildid asjad teen, et kuidas need asjad tagasi panna. Ja sisuliselt toimub siis kere swap. Et seekord me ei vaheta mootorit, me vahetame kere. Asemele tuleb samamoodi quattro kere, jääb samamoodi kupeeks. Aga lihtsalt selle sama nii-öelda piltlikult öeldes rooli ja tooli kolime ümber. Sest lihtsalt see kere ei ole ilus. Pehmelt öeldes. Mingi hetk siis näeb seda uut autot ka, aga seniks asume tööle. Vahepeal ei teinud klippi, sest lihtsalt ongi siuke kruttimine, sätid asjad ära niimoodi, et sa mäletad, kuidas nad tagasi panna. Selleks ma sättisin nad siia laua peale endale järjest ilusti. Siis ma tean, mis järjekorras nad tagasi hakkavad minema. Siin on asjalood nii kaugel, et kõik torud, voolikud, juhtmed, asjad on lahti. Põhimõtteliselt tõmbame kraanaga ülesse ja ongi olemas. Pärast seda võtan veel juhtmed maha. Siis oligi vist veel rool ja mingid nipet-näpet asjad veel ja siis tuleb ta uksest välja veeretada. Ja ongi mootor maas. Et siit hakkab juba aina lagedamaks jääma. Et siit ongi ainult siis põhimõtteliselt veel mootori juhtmed võtan ära. Ma korra mõtlen. Käigukastil on ka need polupadjad kollased. Need võtan ka ära. Siis muud vist ei olegi. Gaasitrossi selle võtan ka ära veel. See on ka selle järgi tehtud. Mootor on siis siin kile all. See kile on kasvuhoone. Päriselt ka. Nii. Ülejäänud asjad on ilusti siin laua peal. Kõik järjekorda pandud. Et ongi viimased pingutused ja saab selle autoga kõik. Nüüdseks olemegi hõbeldasega jõudnud lõpusirgele. Siit on siis kõik ära võetud, mida vaja oli. Et külge jäid need asjad, mida teise auto külge tarvis ei ole. See on natuke teistmoodi. Ehk sisuliselt mingi paisupaaki, paagituulutus. Need on seal natuke uuema tüübi omad. Aga jah, sisuliselt lage väli. Seest näeb ka suht tühi välja. Nii. Aga see valge on siis nüüd see uus kere. Et see ongi see põhjus, mille pärast me selle teise laiali lammutsime. Et see on ikka hulga korralikum auto. Sellel on isegi ülevaatus praegu. Niimoodi. See vaatame korraks kapoti all ka. Siin on praegu tavaline rida 5, 98 kilovatti. Selle võtame siis maha, et saaks panna siis nüüd 2.2 siia. Ja siis on täitsa aus pill. Muus osas ka väga ilus valge värv. Teine kord õues natuke rohkem vaatama. Nii, aga hakkame siis lammutamisega peale. Siit juba töö käib. Enamus on ära võetud. Siin on siitaks palju kruvimist. Ma ütleks, et siin on isegi rohkem polti ja asju 2.7 mootoril. Et nii kaua aega ühe mootori eemaldamiseks ma ei mäletagi, millal viimalt ei läks. See on õudne. Siin oli just kõik veel plastmassidest. Ja siinpool on ka see krokodiil ja värgid. Et siin on kõik kohad on neid asju täis. Aga ega palju ei olegi jäänud. Siin ilmselt kõige mõistlikum on see, et ma võtan need pihustid siit kollektori küljest ära selle latiga. Siis ma saan õhuboksi ka ära tõsta. Siis on siit poolt ka mootor paljas. Siit juhipoolsest küljest on ka mootor juba paljas. Siis ongi tagant veel, seal ongi radikatorud 2 tükki ja
peakski olema sealmaal, et saab hakata varsti teda ära võtma. Viimaks ongi see sangpomm siit maas. Nii-öelda lihtsalt mõttetu raskus, jõudu see asi ei tooda. Nüüd saame hakata seda mootoriruumi ette valmistama. Siit on vaja veel siis kõik need vanad juhtmed ära võtta. Siis on vaja küürida. Vist pidi makukastiga ära võtma. Ja ühesõnaga, nüüd hakkab ettevalmistus. Et sellega läheb ka kindlasti natukene okitsemist. Aga ilmselt siinkohal olekski siis paras selle osaga lõpetada. Ja järgmine kord siis jätkame juba mootori paigaldusega.